Arvutisalasõna on see, kui sa salasõna sinna sisse ei kirjuta, siis arvutisse sisse üldse ei saa ka. Küll mind on ära tüüdanud kõikvõimalikud paroolid. Neid tuleb pidada meeles kümnetes arvutites, oma telefonis, panga automaadis ja kus kõik veel. Hea veel, et turvamees ukse kõrval parooli iga päev ei küsi. Muidu oleks maailm täiuslik paroolide mõttes. Tänases lühikeses nipinurgas räägimegi sellest, kuidas kõige selle paroolimajandusega natukene toime tulla niimoodi, et turvalisus oleks nii enam-vähem tagatud ja samas, et me kõige selle keskel ise hulluks ei läheks. Kõige kindlam meetod paroolide kaitsmiseks on see, kui teha nad piisavalt keerukad. Ja kuidas see keerukus kõige paremini väljendub? Niimoodi, et te mõtlete välja mingisuguse lause. Olgu see näiteks, et Jaanil on 26. sünnipäev. Ja kui me nüüd sellest genereerime parooli JO26SB ja paneme selle joti veel suure tähega, siis me saame juba üsna tugeva parooli. Ja samas meil on alati meeles, et vaat sellel on 26. sünnipäev. Selline parool juba kaitseb, sest ainult teie teate, kuidas saada sellest sünnipäeva faktist parool. Teine analoogiline meetod, kuidas te teete omale parooli. Kirjutage ülevalt alla ja vasakult paremale maatriks, tähti ja numbreid. Kui te olete veel nii noor õpilane, et ei tea, mis asi on maatriks, küsige koolis õpetaja käest, ma usun, et ta seletab teile vaimustusega täpselt, mis seal sees on ja kuidas seda kasutada. Ja nüüd jätke endale meelde ainult üks kujund. Olgu see näiteks ülevalt alla esimesest reast või paremalt vasakule teisest reast ja siis vastupidi. Vasakult paremale, paremalt vasakule. Ja sealt, kuna ainult teie teate seda rada, saate te endale parooli. See paber, kus peal on need tähed ja numbrid, võib rippuda kas või söögisaalis. Ainult teie teate, kuidas sealt on võimalik parooli tekitada. See on ka ainukene meetod, kuidas näiteks võib lubada kollasele lipikule parooli kirjutamist. Ehk siis selliselt, et ainult teie teate, kuidas parooli sealt kätte saada. Oletame, et neid paroole on veel rohkem ja neid nõute läheb liiga paljuks ja ema enam ei luba või ülemustöö juures neid liiga palju riputada. Siis ei jää midagi muud üle, kirjutage nad mobiili. Aga kirjutage nad mobiili selliselt, et ainult teie saate aru, kuidas nad seal on. Näiteks sõnumina, näiteks telefoninumbrina, aga viidake mingile välja mõeldud nimele. Näiteks Mihkel Merimees, keda ei pruugi üldse ollagi, aga kelle telefoninumber ja nimetähed moodustavad parooli. Teie teate, keegi teine ei tea. Või siis midagi sellist. Ja pidage meeles, paroole ei salvesta. Kui te olete salvestanud parooli, siis teda pole vaja. Ja hulkuma läinud parool tuleks välja vahetada.